teie vastusest jäi mulje, et see erisus siis hiinlaste ja moslemite, et see on niisugune majanduslik loogika peamiselt, et lihtsalt moslemiriikides tuleb olla odav tööjõud ja see on ka põhjus, et siin ei ole võimalik kaitsepolitseile näiteks ette heita seda, et prioriteedid olid teistes valdkondades Hiina ja Venemaa peale, et terrorism oli kuidagi selline sekundaarne. Ei, seda jah, ei ole olnud, et ma arvan, et terrorismi on ikkagi suhtutud aastast 2001 ikkagi väga-väga tõsiselt, et võib-olla ennem oli ta selles mõttes selline, ma ei ütle marginaalne, aga ta ei olnud nii oluline, aga ütleme siin ikkagi kuskil 6-7 aastat tagasi juba me oma nii-öelda nendes hinnangutes ja ka avalikult olen ma seda öelnud kapo juhina omal ajal, et kui esmatähtis oli nii-öelda võitlus Vene eriteenistustega, ütleme, ja põhiseadusliku korra tagamine, et need kaks asja nagu esikohal, siis vanasti kolmas oli kindlasti võitlus korruptsiooniga ja siis oli nii-öelda terrorismivastane võitlus. Aga juba jah, kuskil 5-6 aastat tagasi me nii-öelda sättisime nii-öelda prioriteete, see on totter sõna, see ei ole siin õiget, seda järjekorda nii-öelda ümber, et pigem terrorism ja seejärel alles võitlus korruptsiooniga. Nii et jah, aga ma selle nagu muljega, mis teile jäi, ei ole päris nagu nõus, et see on ainult majanduslik aspekt selle Hiina ja nende moslemite taustaga inimeste vahel, et lihtsalt see rakurss nii-öelda on erinev, eks on ju. Et Hiina on konkreetne rahvas ja konkreetne riik on ju, moslemid on väga paljudest erinevatest riikidest ja jällegi, et oleks ka selge, et ega siis kõik moslemid ei ole oht, eks on ju, ja siin on väga palju normaalseid inimesi, kes on ülikoolis õppejõud ja nii edasi, kellega ei ole mitte mingisugust häda, eks on ju. Aga et lihtsalt tervikuna, mida rohkem neid siia tuleb, seda suuremaks see risk nagu paratamatult läheb, et see on igal pool lihtsalt nii olnud. Nii et jah, need aspektid on nagu natukene erinevad, aga ma kindlasti ei alahinda Hiina kogukonna riske, mis võivad riigile tekkida. Et kui Venemaa vastase vastuluure puhul me saame rääkida Eestis kui kõrgliga tegijast, seda on siin meediast igalt poolt kuulda olnud ja meie tulemused räägivad ka enda eest, siis terrorismi vastase võitluse puhul meil sellist kogemust ei ole, et näiteks võrreldes riikidega, kes puutuvad selle kokku igapäevast, Iisrael, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hispaania, Ameerika Ühendriigid, et mis te arvate, kas see vähene kogemus, vähene teadlikkus islamikultuurist, vähene araabia keele oskus ja ma ei taha nüüd seda kasutada terrorismi ohu alahindamisest, et olete just siin öeldud, et seda ei ole tegelikult alahinnat, aga ma mõtlen see, et see terrorismi teema on ikkagi meile võõram kui Venemaa eriteenistuste teema. Ei, selle ma julgen küll ümber lükata, et see on täiesti ekslik arvamus, et meil on olemas, alati on vahendeid vähe, meil on olemas piisavalt inimesi, kes seda valdkonda tunnevad süvitsi, on sellega aastaid tegelenud, me oleme oma inimesi koolitanud ja meil on ka ju esimene terrorismikaasus ju olemas, kus on inimesed kuni Riigikohtuni käinud süüdi mõistetud, et ma kuidagi ei arva, et meil siin oleks mingisugust probleemi, et meil jälle, ma ütlen, et kaitsepolitseil on piisavalt pädevaid inimesi, et küsimus on, kas seda ressurssi nii-öelda rahalist ja inimeste näol on piisavalt, aga kogemused ja teadmised, need on kõik olemas, et ma seal küll mingisugust probleemi ei näe.